toit, mis aitab lima tootmist vähendada. Kui sul on eesmärk oma lima kogust vähendada soolestikus ja söögitorus ja kurgus, siis on olemas täiesti sihuke konkreetne toitude nimistu, mis mitte ainult ei aita lima vähendada, vaid mille eesmärk on ka tegelikult vähendada lima tootmist organismis. Ja millised need nii-öelda siis toitained on ja toidud, mida tegelikult võiks nagu vältida selleks, et lima ei oleks palju, siis järgnevalt nii-öelda toongi need siia välja. Ja need on, number 1 on piimatooted. Ehk siis piimatooted ongi oma olemuselt sellised, mis sattudes kokku maohappega hakkavad kalgenduma. Ja see kalgendumise mõte tegelikult ongi see, et see mass muutub nagu selliseks kilejaks. Ehk siis, et kui piim ja soolappe, mis koos siis sõna otseses mõttes reageerivad, siis tekibki selline nagu klimp. Ja võt need klimbid on asjad, mis sõna otseses mõttes on väga raskesti seeditavad. Ja samas nad tekitavad päris korralikku raskust ka maksale. Teine asi, millest võiks loobuda, on valge jahu ja valge jahu tooted. Ehk siis need on ka nagu sellised asjad, mis tekitavad sellise paksenenud massi, mida siis tegelikult soolestikul on nagu suhteliselt keeruline edasi lükata. Siis järgmine asi on suhkur. Ehk suhkur ja sool on kaks nagu mõnes mõttes vastandit. Ehk siis kui suhkur on see, mis tegelikult aeglustab kõiki protsesse. Suhkur muutub ju tegelikult mingil hetkel nagu siirupiks. Ja kuna ta on mõnes mõttes nii-öelda selline glükoosi moodi asi, siis see glükoosid on need asjad, mis tegelikult meeldivad väga palju parasiitidele. Ja parasiidid naudivad siis tegelikult seda magusa nii-öelda toimet. Ehk siis samas öeldakse, et magus annab kõvasti energiat. Et jah, aga tegelikult ta on nagu kahe teraga mõõk, ehk siis ta tekitab nii-öelda ka tõsiseid probleeme. Sool siinkohal on tegelikult kiirendaja. Ehk siis suhkur aeglustab ainevahetuse protsesse, aga sool kiirendab. Ja põhimõtteliselt 4. selline aine või ütleme siis nagu toitainete rühm on termiliselt tugevalt töödeldud toidud. Nende nii-öelda mõjul tegelikult organismis hakkab ka tekkima päris tugevalt lima ja põhimõtteliselt see nii-öelda selline limaga soolestiku koormamine on igatepidi nagu sihuke kehvapoolne toitumise näitaja. Millised on siis tegelikult need toidud, mis toetavad lima vähenemist, on siis esiteks keedetud köögiviljad. Ehk päris paljudele lihatoitujatele köögiviljad väga ei istu, aga samas ma ütlen, et Hiina meditsiinis öeldakse väga hästi, et lihasööjatele, et liha peida juurviljadesse. Ehk siis põhimõtteliselt juurviljad ja köögiviljad, et selle mõte ongi tegelikult siinkohal selles, et liha ja köögiviljad oma sellises korralikus seoses hakkavad organismile tegelikult hoopis hästi mõjuma. Nii et ühepajatoit, mis on siis tegelikult selline väga hea toit, mille puhul organism lima tagasi tõmbab. Siis kaer ja tatar on siis samamoodi need asjad, mille puhul tegelikult lima tootmine väheneb. Kaera puhul on siis see, et kui me räägime siin kaerahelbepudrust, kes armastab hommikuti seda teha, siis kui te panete sinna piima, teete kaerahelbeputru piimaga, siis see pigem ei ole nagu see koht, kus ta nagu hästi mõjub.
Küll aga kaeraküpsised, noh sinna pannakse ka jälle suhkrut ehk siis mida tegelikult võiks nagu oluliselt vähema kogusena sinna sisse panna. Tatraga on tegelikult see lugu, et tatar, kui seda nagu üksi süüa ilma liha ja kanata, siis see toimib nagu kehale väga hästi. Nii et noh, öeldakse ka, et pigem vali üks põhitoiduaine ja kui te näiteks sööte tatraputru üldjuhul siis ilma igasuguste muude asjadeta, siis see mõjub organismile nagu väga hästi. Märkeks siia juurde, ehk siis kana ja tatar ei ole kokku sobivad toiduained. Ehk mis tähendab seda, et kana ja tatar koos siis nagu seedeprotsessis on väga raske kooslus. Nii et jätke meelde, kana ja tatar hästi ei sobi. Küpsetatud õun või pirn. Noh, see on põhimõtteliselt võiks öelda, et see on nagu magustoit, aga selle küpsetatud õuna või pirni nagu mõte ongi siis selles, et seal tekivad ka sellised ained, mis aitavad siis lima tegelikult ära siis neutraliseerida või lima vähendada. Siis selline grupp nagu supid ja puljongid. Ehk siis kuna me räägime suppidest ja puljongitest, siis need on ka nii-öelda soojad ja vedelad toidud. Ja selle mõte on siis ka, et kui sööte suppi või sööte puljongit, siis üldjuhul need on ka sellised soolasemad toidud, siis need aitavad ka seda lima lahustada ja vähendada ja välja viia. Nii et soe ja lihtne toit rahustab soolestikku. Ja millised tegevused on siis mida võiks teha soolestiku õrna läbikäimise kiirendajana, on siis see, et alati võiks kõndida pärast sööki. Kuigi öeldakse, et tuleks nagu leiba luusse lasta, siis ütleme siis see seedeprotsess, noh päris kohe ma arvan, et ei peaks nagu kõndima minema, aga eestlaste vanasõna, et tuleb leiba luusse lasta, on tegelikult mis asi, see tähendab ikkagi seda, et sa nagu heidad pikali, sa nii-öelda keskendud sellele, et organism võtaks selle toidu nüüd vastu ja ta saaks selle toiduga nagu paremini hakkama, ehk siis sa ei tee muid asju, sa ei jäta nagu seedimist nagu kuhugi tahaplaanile, vaid sa lasedki seedimisprotsessil nagu töötada mõnda aega. Siis kasulik on hoida ka näiteks mingit sooja kotti kõhu peal, kui olete nii-öelda korraliku söömistoimingu teinud, aga noh, ma ütleks, et see pigem nagu, noh, see ei ole siuke tavapärane meie igapäevaelus, ehk siis vähesed teevad seda, et panevad sooja koti kõhule. Pigem on see siis, kui on nii-öelda toimunud ülesöömine ja siis nii-öelda selle soojusega siis aidatakse nii-öelda veresoonkonnal ja soolestikul siis noh, ütleme paremini kohaneda selle suure söömisega. Kusjuures ma ütleks, et hästi siuke tark mõte on see, et söömine tuleb lõpetada enne, kui täiskõhutunne on tekkinud. Sest kuskil 15 minutit peale söömist meie teadvus, ütleme siis info jõuab nagu aiu, et jah, nüüd on kõht täis. Nii et kui te sööte veel 15 minti otsa, siis võib tekkida nagu olukord, et kõht on juba täis, aga aju veel ei ole nagu seda infot kätte saanud. Ja sügav ja rahulik hingamine on siis ka nagu see asi, mis aitab siis nii-öelda seda soolestiku toimet ainevahetuses nii-öelda parandada. Nii et sellised lihtsad asjad, närvisüsteem mõjutab soolestikku tegelikult isegi rohkem, kui me arvata oskame. Sest kui see info jõuab nii-öelda pähe
ehk siis meie mõttemaailma siis 15 minutit hiljem, kui me oleme siis oma söögi ära söönud juba, et siis te võiks nagu võtta teadmiseks, et kõht oli juba ammu enne täis, kui te seda tundma hakkasite. Nii et siuksed mõtted. Ja jah, et vältige siis number 1 piimatooteid. Ja kui soovite, et lima väheneks, siis sööge köögivilju, kaeratatart, küpsetatud õuna, suppe ja puljongeid ja teie keha toimib oluliselt paremini.